Tere hommikust, imelist pühapäeva hommikut. Imelist pühapäeva hommikut. Mõtlesin juba eile laivi tulla, aga eile valisin sõbranna ja sauna ja ennem kui ma täna lähen lastega talverõõme nautima, siis mõtlesin, et ma tulen, jagan sinuga hirmudest. See teema tuli üles siin ühe postituse kommentaaride kaudu. Ehk siis hirmud, mis kerkivad seoses sellega, kui me teeme sisemist tööd. Ja mis siis juhtub, kui hirmud on need, mis hirmud kaasu osas et mis siis saab, kui ma teen sisemist tööd ja välismaailm hakkab muutuma. Ja hirm, et me jääme ilma oma lähedastest, oma perest, ma ei tea, kallitest sõpradest, kui me teeme sisemist tööd, on hästi asjakohased. Tere hommikust, armas Kristi, nii tore sind näha. Ja mõtlesin, kuidas ma seda teemat teile võiksin avada. Sest ma saan aru, et ma olen ise mingil hetkel selle hirmuga täiesti tuttav olnud ja mõnes mõttes ma ei ole absoluutselt hea näide selles ühest küljest, sest et olen igasuguseid asju sellega seonduvalt läbi teinud. Nii-öelda hea näide sinu analüütilise meele jaoks, kes tahaks näha tulemusi või tõendeid. Aga mõtlesin, et räägin sellest nii, nagu ma seda nagu päriselt näen ja kogen ja mõtlen. Ehk siis, kui me hakkame tegema tööd selle nimel, et jõuda lähemale iseendale. Tegelikult see on ainus eesmärk, jõuda lähemale iseendale ja kogeda iseennast kogeda iseenda ägedat elu. Aga siis, kui me oleme varjus, kui meil on mõni vari aktiivne, siis see vari ütleb, et aga einigi, ja see on täiesti nagu loogiline, et selline mõte tuleb ühel hetkel, kui sa saad aru, et sinu välismaailm on päriselt sinu sisemaailma peegeldus. Ja loogiline järeldus on sellest, et kui ma sisemaailmas midagi ära muudan, siis võib juhtuda, et ka välismaailmas midagi muutub. Ja täiega võid anda mulle märgu, kui sina oled juba selle mõtteni jõudnud või sul on kunagi käinud see mõte läbi või on tekkinud hirm. Et kuule, ja täiega olen olnud selle koha peal, kus ma olen niimoodi mõelnud ja mul on tekkinud hirm selles osas, et ma jään oma lastest või perest või armastusest ilma. Et ma näen, et see on, kus ma ütlen, ühest küljest on see hästi õigustatud hirm ja teisest küljest on see mitte õigustatud hirm. Ehk siis, kui sa midagi väga kardad, siis on küsimus selles, et kas sa hakkad seda siis looma, on ju. Aga kui sa seda kardad, siis sa ei ole kindlasti vaba. Ehk siis, kui sul kerkib hästi tugev hirm selles osas, et sa jääd kellestki ilma, et sa jääd ilma suhetest, siis seal all on tegelikult sulle tohutult äge kingituste laegas. See tähendab seda, et sa tegelikult elus kardadki päriselt nendest inimestest ilma jääda. Ja kui meil on sellised hirmud, et me jääme üksi, jääme lähedastest ilma, siis tegelikult esimene koht on, et me ei ole vabad selles. Ehk siis me loome nii ehk naa seda reaalsust, kus me jääme neist ilma. See on nagu üks vaade sellele. Ja kui meil on hirm midagi kogeda, siis me tegelikult oleme ellujäämisprogrammides ja me ise ka otsime neid olukordi, kus võib-olla need asjad võiksid realiseeruda. Ma toon näite enda suhete tasandilt, siis kui ma olin oma laste isaga suhtes, siis temaga tegelikult on see mul ka teistes suhetes läinud käima. Mul on minu baashaav on olnud aktiivne
Siis minu baashaav tegeleb peamiselt suhetega. Minu baashaav on see, et mul on hirm, et keegi ei tule ja mina suren ära. Sest et minu baashaav on pärit siis sealt beebivoodi etapist, kus väike Heinike on üles tõusnud ja mitte keegi ei tule. Ja siis see Heinike nutab seal ja kedagi ikka veel ei tule. Ja siis, kuna beebid ei saa iseendale pakkuda seda, mida neil vaja on, siis neil jääb loota ainult, et keegi tuleb või siis ära surra kõige lihtsamas mõttes on ju. Ja sellel hetkel, kui Heinike seda tundis, siis noh, ma saan aru nagu selle keha kogemuse järgi, mis ma olen nagu teraapias ja erinevate praktikatega läbi teinud, saangi aru, et seal sündis ka minu jaoks see otsus, et kui keegi tuleb, siis ma olen õnnelik ja tubli tüdruk ja hea tüdruk. Aga iga kord, kui elus on mõni olukord, kus minu elu justkui minu ego arvates satub ohtu. Ja see tähendab seda, et minu elu satub ohtu olukordades, kus näiteks, ma ei tea, pangakontol pole piisavalt nii-öelda minu mingi osa jaoks piisavalt raha. Minu elu satub ohtu siis, kui ma panen midagi ebamugavat välja, ehk siis minu elu satub ohtu siis, kui ma panen uue programmi välja, kuulutan välja, et ma võtan endale 5 uut klienti. Ma teen ühesõnaga midagi, mis on täiesti midagi uut. Tere hommikust, Liia. Ehk siis, kui ma teen midagi mugavustsoonist väljaspool, siis see minu keha jaoks juba signaal, et asi läheb ohtikuks, asi on hirmutav, sest et kõik asjad võivad muutuda. Mis juhtub minu sees siis sellel hetkel? Minu sees sellel hetkel juhtub selline asi, et mina hakkan tšekkima, mis toimub minu lähisuhetes. Ma hakkan tšekkima, mis seal toimub. Ja see tähendab seda, et minu fookus ei ole mitte sellel, et seal midagi hästi toimuks, on ju. Kogu elu loomise võti selleks, et see oleks positiivne, tore ja armas, on see, et sa kogu aeg hoiad tähelepanu, et sa vaatad maailma läbi nende prillide, kus sinu elus on asjad hästi. Aga sellel hetkel, kui minul on sisse lülitatud mood ellujäämine, siis sellel hetkel, mis juhtub, ma näen ainult probleeme. Mulle tundub inimese näoilme juba kahtlustav. Mulle tundub tema käitumine kahtlustav. Ja nii edasi, sa hakkad otsima tõendeid, mis tõestaksid seda, et äkki ta läheb ära, äkki ta ei hooli, äkki ma suren ära. Ja siis on mu fookus kogu aeg sellel hirmul. Kogu aeg ma tegelen sellega, et kuidagi tõkestada seda, et ta läheks ära, et ta teeks midagi. Tegelikult see inimene, tal ei ole plaani mitte midagi kuhugi minna, ta on paigal ja minu suhtes minu lapse isaga oligi kogu aeg niimoodi, et ma lihtsalt ühel hetkel hakkasin nägema, et iga kord, kui ma teen midagi uut, midagi suurt, midagi ebamugavat, mida ma varem pole teinud, siis ma kogu fookuse tõmban suhtele. Ja tegelikult see, kuidas see päriselus veel välja näeb tavaliselt, kui meil on hirm, siis meie lapsed või meie vanemad või meie partner, ta hakkabki meile seda välja peegeldama nii-öelda. Ehk ta on täiesti vahetu peegel ja kõige lähemad meie kodu on alati meie sisemaailm. Meie sisemaailma hirmud, meie sisemaailma kõhklused, kahtlused, ärevused, kõik tuleb nendelt otse sulle. Nad jäävad haigeks. Nad hakkavad protsessima, nad hakkavad süüdistama sind milleski, nad hakkavad nutma, nad hakkavad tähelepanu nõudma, nad hakkavad kõike tegema selleks, et sind hoida eemal selle muutuse ellu viimisest. Ehk siis enamus inimesed selle koha peal nad lõpetavad oma unistuste ellu viimise ja that's it, see on kõik. Sellepärast, et nad annavad ära väe sellele hirmule ja nad ei vii ellu järgmisi samme. Ja kui me läheme nüüd siis selle juurde, et kui ma teen nüüd endaga tööd, mis siis juhtub? Kui ma teen endaga tööd, ma tunnen selle hirmu näiteks lõpuni välja. Ma vaatan läbi selle hirmuga seonduvalt
kõige nagu mustema stsenaariumi, see inimene sureb ära, ta kaob mu kõrvalt ära, ta jätab mu maha, mis iganes. Siis sellel hetkel sina annad vabaks selle hirmu. Sisulises mõttes, et kui muidu ma panin iga kord sellele inimesele külge sildi, et kui ma panin sildi külge, kui tema ära läheb, siis ma suren ära. Mida ma vaatan sellel hetkel? Ma vaatan ainult seda silti ja ma ei taha, et see inimene kaoks mu elust ja sureks ära ja läheks ära. On ju? Ma tegelen ainult sellega, kogu mu fookus, tähelepanu, energia läheb sinna. Kui ma eemaldan selle sildi, ehk siis ma hakkan kogema selle asja suhtes neutraalsust, siis ma olen vaba tegema otsuseid iseendast lähtuvalt, mitte oma hirmust lähtuvalt. Ehk siis, kui me räägime siin nagu mitmest tasandist, kui me räägime siin esimesest tasandist varjust valgusesse, kui me räägime sellest, et me liigume varjust valgusesse, ehk siis varjust väkke, ehk siis me liigume sellesse kohta, et kus me oleme väes. Kui me oleme väes, no toome kõige esimese prostituut versus armastaja. Kui sa oled prostituudi energias, siis sa teenindad hommikust õhtuni seda inimest, kellest sa kardad ilma jääda või neid inimesi. Sa ei tegele sellega, milleks sa siia oled tulnud, vaid sa tegeled sellega, et sa pidevalt pliisid neid, sa palud, anud neid, sa põlvitad nende ees, sa võtad nende eest, et kõik asjad ära, mis on tegelikult nende enda vastutus. Sa teed seda sellepärast, et sa kardad. Aga tegelikult see on umbes sama koht, et kas ma annan oma lapsele armastust selle koha pealt, kus ma vaatan teda väest ja ma annan talle niisugust elutervet armastust. Või ma olen ema, kes on üle hoolitsev, kes ei anna oma lapsele ruumi olla. Ja see on seesama koht, et sa lämmatad selle sama hirmuga. Kui sa oled hirmul, siis sa tegelikult arvad, et sa varjus olles hoiad seda suhet. Tegelikult sa teed hulgim väest varjust liigutusi, mis hävitavad tegelikult seda suhet, mis lämmatavad seda suhet. Ja mina võin öelda, et ma julgelt 2 suhet olen mina lämmatanud oma klammerdumisega. Sellepärast, et see klammerdumine on viinud armukadeduseni. See on viinud selleni, et mees läheb lõpuks, valib teise suhte ja see on viinud selleni, et isegi kui mees armastab maailma lõpuni ja tahaks olla sinu kõrval maailma lõpuni, ta ikkagi mingil hetkel teeb seda, mis talle annab vabaduse. Ja mis sest, et tema võib-olla tegutseb ka enda varjust või millest iganes lähtuvalt, on ju. Siis see on nagu see koht, et nii ehk naa, hirmus olles, nagu väeteolekus olles, sa kaotad niikuinii selle suhte või siis elad väga rõvedat elu selles suhtes, kaassõltuvuses, vägivallas, teineteise maha surumises ja see võib olla mingi aeg väga meeldiv. See võib olla see nunnu armumise periood, kus me oleme kaelakuti koos ja kui 2 inimest, kes on nagu minu laste isa ütles, Eemike, ma tahan tagasi neid programmikuid, tema nimetab programmikuid nagu varjus olevaid inimesi programmikuteks just selles mõttes, et kui 2 inimest, kellel on programm, kellel on klammerdumisprogramm ja nad on koos, nad on pidevalt nagu omavahel kokku seotud, kontrollivad üksteist vastakuti, toimetavad kogu aeg lähtuvalt sellest, siis nad tegelikult, nad kogevad seda reaalsust justkui heana. Nagu nende kogemus on see, et neil on kõik hästi. Aga ühel hetkel hakkab see ühte poolt lämmatama. Alati hakkab see ühte poolt lämmatama, sest maailm tahab luua tasakaalu. Siis üks pool hakkab ära minema, teine pool saab kogemuse tõrjutusest ja siis üks inimene tahab ära joosta sellest, ehk siis tegelikult maailm tahab luua tasakaalu ja ta tahab tasakaalu luua sinu enda sisse.
ja seal on see küsimus, et kui sa lased sellel inimesel nagu ära joosta, siis noh, see teeb väga haiget, on ju, kui sa oled varjus. Ja ma räägingi nagu sellest olukorrast, et vari ei ole mitte kunagi, selle koha pealt tekivad ja ma võin nagu täiega enda koha pealt tuua. Kuna meie mõlema varjud minu laste isaga olid selle koha peal, kus meil on vastakuti kaassõltuvussuhtes, kus vari aeg-ajalt läks ka vastakuti täiesti hävitavaks, kus öeldi asju, kus tehti asju, kus tegelikult kaotati ära igasugune austus. Ja isegi kui tänases päevas on ju, täna me saame ilusti räägitud, aga me oleme jõudnud nagu sellesse kohta, kus me saame aru, et me hävitasime oma varjukäitumisega ära midagi väga ilusat ja väga ägedat. Aga ma lihtsalt näen seda, et tänases päevas lihtsalt standardite koht oli see, mis muutus ära. Kui me nüüd räägime sellest, et me liigume edasi, et 2 inimest on väes. Ehk siis, kui 2 inimest on väes, siis nad hoiavad üksteist ja nad kogu see hoidmine algab sellest, et mõlemad hoiavad nagu kõigepealt iseennast. Ehk on 2 väes inimest, on väes mees ja väes naine. Mõlemad, üks hoiab iseennast, teine hoiab iseennast. Neil on vabadus olla koos. Neil on vabadus, nad aktsepteerivad üksteise valikuid, otsuseid. Kui neil on koos ühised visioonid tekkinud, siis nad panustavad sellesse. Ehk on 2 väes inimest. Nüüd, kui on olukord, kus üks on väes ja teine varjus. Ehk siis see hirmu koht, et kui ma lähen ees ära, kui mina valin nüüd väes elu, siis ma hakkan. Ja see on ebamugav aeg iga ühe jaoks. See on väga ebamugav aeg, kui üks on väes ja teine varjus. Alati teadlikum vastutab, ehk see, kes on väes, see vastutab. Kui see inimene, kes vastutab, ta teab nüüd enda väärtust näiteks. Ta teab täpselt, et tema jaoks ei ole okei, kui partner tema telefonis sorib. Tema jaoks ei ole okei, kui partner lastega karjub. Tema jaoks ei ole okei, et partner tema piiridest tuleb üle. Tema jaoks ei ole okei, kui partner nagu kokkulepetest kinni ei pea. Siis ta väljendab seda väga selgelt ja ta seisab nüüd enda vajaduste eest. Sellel partneril on väga ebamugav. Ja sisuliselt ma ütlengi, kui see, kes siin nagu, mitte üleval, aga sageduses mõttes on lihtsalt üleval pool. Ta ei ole parem, sest et teisel päeval võib olla vastupidine. Mingis teises situatsioonis võib täitsa vastupidine olukord olla. Ehk siis, kui partner siin ütleb, et ütleme näiteks ohvriratas on. See partner hakkab ette heitma. Sa jälle ei tegele, sa ei arvesta minuga, sa ei võta meid kuhugi kaasa, sa ei tee seda, niisugune kompleeni, nagu süüdistamine, jauramine ja nii edasi. Ja see partner, kes on väes, ütleb, ma ei vali selle mänguga kaasa minna. Ma räägin sinuga siis, kui sa oled järgi mõelnud kõik, ta ei lähe selle jauramisega kaasa. Ja see võib kui see inimene, kes siin väes on, see valib nagu selle koha ära. Et tema valib nüüd ennast, tema valib ennast esimesena väärtust, ta teab oma piire, ta teab, mida tahab, siis sellel on väga ebamugav mingi aeg. Ja tegelikkuses ma ütlengi, et siin ei olegi mitte kunagi ette teada vastust, kas see inimene tahab tulla kaasa, tahab järgi kasvada või ta ei taha. See aeg võib olla väga erinev. Mina olen kogenud seda, et mees tuleb tegelikult, on järgi tulnud, alati tuleb järgi. On tulnud järgi, aga ühel hetkel lihtsalt see, kus suhted siis nii-öelda purunevad. Minu enda kogemuses on see, et ühel hetkel, kui ma räägin nüüd siis järgmisest tasandist, on ju, et siin on valguse tasand, on ju, kui me läheme pimedusse, kus me ühendame lahti üldse tähendustest mingiks ajaks. Kui me ühendame lahti
tähendustest, kas või see, mida tähendab pereväärtus minu jaoks, mida tähendab rahaväärtus minu jaoks, mida tähendab minu jaoks üldse suhe, mida tähendab minu jaoks mingi asi. Siis mina, kuidas ma ütlen, siis ma läksin sellesse perioodi, kuna ma ei teadnud, meil oli väga palju varjumängu. Me mõlemad tegelikult iga korraga valisime aina rohkem väge. Me jõudsime nagu sellesse kohta, kus me saime aru mõlemad, et meie enda vastutus on olla nagu me jõudsime selles mõttes nagu sellesse kohta ja meie lahkuminek toimus selle koha peal, kus mina võtsin aja, et aru saada, et mida ma üldse tahan. Sest et minu ellu päriselt tekkis teine mees, ka tema ellu tekkis teine naine. Ja minu ellu tekkis teine mees selle koha peal, kus ma tegelikult olin täiesti veendunud, et ma oma laste isaga olen elu lõpuni koos. Selle koha peale tekkis teine mees. Tänases päevas ma saan aru, mis kohaga ma seda lõin. Kui ma olin üle-eelmise aasta lõpus olin mina lahtiühenduse perioodis, siis lahtiühenduse perioodi lõpus ma väga hästi nagu sageduslikult tajusin ära, mis on see minu sisemise essentsi soov kogeda suhtes, partnerlussuhtes. Ehk ma sain väga selgeks selle. Ehk siis, kui me räägime siin, et kui siin on see valgusmaatriks, on see, milles me siin enamus siin selles grupis olemas olevad inimesed. Siin selles grupis olevad, ehk siin on nagu nii, siin on vari ja siin on valgus ja kogu meie elu käib selles, kas me oleme varjus või oleme valguses. Ja siin ongi see, et kas meie partner tuleb kaasa või mitte. Ja on ebamugav periood see, kus üks on ühes, teine teises. Ebamugav ilmselt on ka see, kui mõlemad on varjus, siis tegelikult purustatakse üksteise ajusid. Ja ma nagu, kuidas ma ütlen, mina elasin väga palju aastaid illusioonis ja ma ütlen, et see illusioon oli väga ilus. Et selles suhtes, et ma ei saa öelda, et mul oli väga halb paarissuhe oma laste isaga, ei olnud. Ma arvan, et enamus inimesed ei koge elu sees selliseid asju, mida ma olen kogenud koos temaga olles. Et kuna ma ka selles suhtes olles, siis kui ma kiikusin siin, kui me hakkasime kiikuma selle varju ja valguse vahet. Ja nii on enamus inimesed, me oleme väes, meil on varjus ja see on täiesti normaalne. Ja seal ka ei ole mitte midagi valesti. Aga summa summarum, kui ma nägin, kui palju ma ennast hoian tagasi, palju ma enda väge hoian tagasi, kui palju ma ka nagu selle enda varjuga hävitan seda kõike imelist, mida ma väes saan kogeda, siis ma ütlen seda, et ühel hetkel ma ei tahtnud seda enam kogeda. Ma sain aru, et mida rohkem ma võtan ära enda neid varjulugusid, mida rohkem ma võtan maha neid kihte, võtan maha. Ehk see, kus ma ühendan lahti nendest lugude jadast, ma ühendan lahti nendest tähendustest, mis on siin selles nii-öelda maatriksis, selles valguse kogumis. Ja kui ma ühendan lahti mingiks ajaks, et valida tagasi, siis ma lähen, ma ei tea, võtan siit teise, siis ma lähen sellesse, võtan niipidi, siis ma lähen pimedusse. Ja pimeduse kohta öeldakse, et see on valgem kui valgus, sellepärast seal ei ole varju. Aga pimedusse siin tekib nagu lahtiühenduse periood, kus sa lihtsalt lased lahti nendest lugudest, mis hoiab siin valguses ja varjus. Sisuliselt juhtub see. Sa lased lahti sellest ja sul tekib selgem arusaamine ühel hetkel. Sa julged olla selle tühjusega, sa julged olla selle ebamugavusega. Ja siis sa saad ühel hetkel aru, kui sa lased lahti mingitest lugudest, mis ei kuulu sulle, mis ei ole tegelikult sina, siis sa saad valida selle, mis sa tegelikult oled ja mida sa tegelikult tahad. Ja see võib tähendada seda, et sa tahad lahti lasta sellest, mis on seni olnud. Sest et sul ei ole vaja enam lugude pärast kellegiga koos olla. Sul ei ole vaja hirmu pärast koos olla. Et hirmu pärast üksi olla näiteks. Või hirmu pärast, et ma ei saa lastega üksi hakkama. Või minu üks suurimaid lugusid oli see,
et ma kartsin, et kui ma olen üksi, siis mul ei ole vaba aega, et tööd teha. Sest et lapsed võtavad kogu mu vabaduse ära. tegelikult ma olin lapse varjus, ei tahtnud võtta vastutust ema rolli eest. tahtsin olla lihtsalt lilleke, kelle eest kõik tehakse ette-taha ära. mis see tähendab? ma ei võta ka vastutust oma äris. mis see tähendab? ma ei võta vastutust iseenda hoidmise eest. ma ootan, et kogu aeg kuskilt tuleks issi, kes teeks asjad ära. ja lõpuks ma ei saa kogeda seda elu, mida ma tahan. Siit tuleb rahulolematus elu suhtes, siit tuleb depressioon, siit tuleb stressis elamine, siit tulevad läbipõlemised, siit tuleb kogu pask, millega tegeleb enamus ühiskonnast. ja siin asi ei ole selles. ja me võime öelda, et mulle meeldib see suhe, meil on tegelikult on ju kõik perfektne. ma päriselt ütlen ka seda, et vaata peale seda, kui sa lased lahti nendest lugudest, on ju. enamus suhted, kui need on mõeldud koos olema, enamus suhted toimivad siin. aga teate, kuidas või? nagu siin vaata pildi peal, nagu kuu ja päike, aga niimoodi, et nad on mõlemad väes. Nad mõlemad teevad asju, mis neile meeldib. Nende mõlemate lapsed saavad kasvatatud. Neil on aega, sest nad on oma aja juhid. Nad on oma väärtuse juhid ja ka oma väärtusetuse. Nad ei tee asju teiste pärast. Ja nad on koos üksteisega sellepärast, et nad on vabad koos olema. Nad tahavad vabadusest valida. Nad tahavad valida sellepärast, et nemad ise ehedate ennastena soovivad üksteise kõrval olla ja koos seda luua. 2 geeniust koos, mis see saab olla? See on imeline. See on imeline kogemus. Ja mis ma tahan öelda, ka see pole vale. See pole üldse vale. Mulle väga meeldib see, et see mõte või see, et inimesed ikka küsivad, kes need hingesugulased on, et hingesugulane, ma leidsin oma hingesugulase, minu hingesugulane, mõtleme, haarame üksteist sõnalõppudelt ja meil kõik on nii sünkroonis ja kõik on nii hästi ja me oleme kogu aeg koos ja ta nii hoolitseb minu eest ja kõik on nagu vau, et see ei ole su hingesugulane, ta ei pane sind kasvama. Sind panevad kasvama need. See hingesugulane paneb sind kasvama, kes vajutab kõik su nupud alla, kes trigerdab sind, kelle pärast sa valid minna varjust väkke. See on su hingesugulane, kes sind paneb kasvama, isegi kui ta on kõige trigerdavam. Ja minul oli nii, et mina ei julgenud lahti lasta oma lastega, isaga suhtes sellepärast ka. Mul oli seal väga palju põhjuseid, mul väga palju hirme oli seal all. Aga üks nendest hirmudest oli minu jaoks see, et või õigemini, et üks huvitav mehhanism, mis minus oli töös, ma kartsin, et meie suhe lõpeb ära, kui ma lahendan mingid teemad ära. Kuna ma kartsin turvatunde pärast sellest suhtest ilma jääda, siis ma ei soovinud tulla varjust väkke teatud teemades, sest ma kartsin, et meie suhe lõpeb siis ära, sest mul oli see hirm, et mis siis juhtub, kui mina muutun. Kas siis jääb üldse midagi alles? Ja see ja sellel suvel, kui ma istusin, mul oli üks enda väga-väga sügav protsess, enda väärtustamise, iseenda hoidmise protsess oli mu ees ja ma nägin, et mul tuleb võtta vastu see tuleb võtta vastu endasse nii-öelda prostituut, tuleb võtta vastu endasse naine, kes on agressiivne. Tuleb võtta vastu endasse koht, mida ma nagu enda kõige pimedam nurk, kus ma võin olla karjuv, hävitav, vihane, nagu minu varjude vari, mida siis minu laste isa mulle peegeldas. Mida ta minus käivitas ja välja tõi. Ja kui ma seisin selle iseendaga, kes ei tahtnud elada, kes tahtis ära surra, kes arvas, et ta
ei ole väärt mitte midagi ja ta oli valmis nagu seda päriselt tegema. Ja siis ma seisin sellega seal ja ma sain aru, et et see on lihtsalt illusioon, see on lihtsalt illusioon sellest, et, et selle inimmina jaoks. Ja siis ma seisin sellega ja siis ma nägin seda kohta, et ma kardan seda kohta ära teha, ma kardan endas võtta seda kõige enda mustemat, tumedamat poolt vastu. Siis ma mõtlesin, et kui ma selle võtan vastu, siis minu ja Taavi suhe lõpeb ära. See oli nagu see koht, et okei, kui see lõpeb ära, siis see peab lõppema. Kui see ei lõpe, kui see ei pea lõppema, siis see ei pea, siis see ei lõppe. Aga et sellepärast ma ei jäta midagi tegemata, sellepärast ma ei jäta oma varju. Ma jään nagu varju. Et noh, et ma olin nagu minu standardid ja eile ma küsisin ka kellegi käest, et kus on su standardid päriselt varjuga seoses. Et kui sa kardad oma suhte pärast ilma jääda, siis nagu päriselt vaata sellele otsa, miks sa kardad oma suhetest ilma jääda. Sa ei saa mitte kunagi vabaks, ma ütlen sulle, sa ei ole mitte kunagi vaba, kui sa kardad. Kui sa kardad iseendale võtta vastutust iseenda elu eest. Ühel hetkel oled sa ikka üksi. Keegi peab ikka ennem surema. Keegi peab ikka, sa ei saa surra kohe kahekesi. Sa ei saa surra koos oma lastega, sa ei saa surra koos oma mehega. Sa ei saa surra oma vanematega. Nad niikuinii lähevad, nad niikuinii surevad. Töö on tehtud siin. Ja see ei tähenda, et me ei kogeks inimminana seda, aga tuleb aru saada sellest, et sa oled siin üksi ja sinu ülesanne on endale luua erakordne kogemus sellest. Ja miks erakordne? Seepärast sa oled tulnud siia päriselt olema sina ise. Ja sina ise oled armastus. Ja kui sina oled armastus, siis miks sa peaksid maailmasse valu looma või miks sa peaksid tahtma teiste elu teha enda varjuga halvaks? Ei. Mitte keegi ei ole tulnud seda maailma koledaks tegema. Mitte keegi. Isegi kui meie kaudu tahavad teinekord mingid koledused sündida, siis meie ei ole koledad. Et mõnikord me oleme lihtsalt ka universumi tööriistadega, see ei anna meile õigust olla teisega kole ja nõme ja vastik ja see ei anna õigustust meil olla vastu varjus. Aga samas, nagu ma ütlengi, et see on iga ühe enda valik, et kui sa valid elada varjus, sa valid pliisida teisi, sa valid olla ohver, noh, see on sinu elu, see on kõigest sinu elu, see ei ole mitte kellegi teise elu. Ja kui sa tunned hirmu selle ees, et kui sa teed ära nüüd mingi teema ja keegi su elust ära kaob, et äkki kaob, siis see on sulle kingitus, et selle teemaga tegeleda. Enamasti ja seda, mida ma kõrvalt ka olen näinud. Kui sa julged selle perioodi läbi teha, kus sa oled väes ja võib-olla see teine on varjus, igas situatsioonis, mis sa elus oled, siis sa saad kogeda seda. Ja see, kas see on seesama inimene või see on keegi teine, sellel ei ole tähtsust, sest see on sinu kogemus. See, kelle jaoks on oluline see, et ma ei tea, keegi jääks elu lõpuni kokku või see on ühiskonna pandud lugu. Ja seni, kuni see ühiskonna pandud lugu on sulle olulisem kui sina ise, siis nii on. Ja siis see on nagu see koht ka, kus ma ütleks, et täiega vaata, et kus sa tahad asuda. Kas sa tahad asuda valguses või väes, nii-öelda varjus või väes, on sinu valik iga päev. Me keegi pole perfektsed. Täitsa okei on kiikuda vahepeal siin ja seal, see on inimeseks olemise kogemuse juures. Mina pole ka perfektne, mõni päev olen täiega varjus. Täiega näen, et ka minu uus suhe jumala hästi toob välja neid minu veel tegemata kohti, mis puudutab kas või, ma ei tea, minu kontrolli või naiseks meheks olemist. Et see koht. Aga ma tahtsin veel selle standardit iseenda varju osas. Kui su vari on väga aktiivne,
mida ta alguses on. kui me hakkame enda varjuga tööd tegema, siis ta loomulikult tahab sind hoida aina enam ja enam ja enam varjus. ta tahab, et sa ei kehtestaks mingeid standardeid oma varjule. see, mis ma tahan öelda, et ärge, kui sa tahad päriselt muutust, kui sa tahad päriselt elada toredat elu, kui sa tahad päriselt kogeda vabadust, kui sa tahad päriselt kogeda rahulolu iseenda sees, siis seda rahulolu sa varjus ei saa mitte kunagi. ja see tähendab, et sul tuleb teha mingeid otsuseid, kas sa oled varjus või väes, kas sa, ja kui sa tahad kogeda tundeid, mis justkui tulevad esile varjus, siis koge neid tundeid ära, aga ära tee seda varjus olles. väga suur vahe on, kas sa tunnistad oma tunnet ulgudes nagu väike ohver, kes hoiabki ennast selle väikse ohvri koha peal. seal ei teki sul vaatleja positsiooni. sa saad tunda kurbust, sa saad hoida seda kurbuse tunnet enda südame sees. ka siis, kui sa oled väes. kui sa oled vaatleja positsioon, see vaikne teadlik tundele ruumi hoidmine iseenda kehas on väga palju midagi muud kui varjupasas jauramine, ulgumine, väljaelamine, karjumine, tuimestamine, et see on meie valik, kas me elame välja või me oleme selles tundega. väga suur vahe. kui me läheme välja elamise teed, nagu öeldakse, tunne oma tunne lõpuni ja osad arvavad, et see tähendab seda, et ma lähen karjun ja peksan ja luban nüüd seda viha nii, et see hävitab kogu minu ümbritseva, siis see on puhas varjulaamendus, see on varju välja valamine. ja see ei ole midagi sellist, mis lõpuks seda ruumi hoiab. ja mis on kõige kurvem selle varju väljavalamise puhul, on sisuliselt sa lihtsalt maandad ära oma pinge, mis sinus on. aga sa ei tunne seda tunnet lõpuni. sa lihtsalt nagu jooksed tema eest ära. võib saada ajutiselt kergem, aga siis ta tuleb uue ringiga tagasi. ja sellepärast inimesed ütlevad, aga ma olen ju tundnud seda tunnet juba 100 korda, miks see ei muutu? Siis vaata üle, kas sa elad välja kellegi peale, kas sa tuimestad selle kuidagi ära, kas sa jooksed selle eest või sa päriselt oled oma südamega kohal selle tunde jaoks. ja kui sul on vaja olla enda sellele osale kohal, kes on elus saanud haiget või on vihane või on kurb, siis samal ajal ole teadlik sellest, et kui sa õigustama lähed enda kogemuses olemist, siis sa tegelikult oled varjus ja sa tegelikult annad väge varjule, mitte oma väele. ja see, kes sind hoida saab, on sinu vägi, mitte vari. ja siin grupis ka ma näen seda, et kiigutegi väe ja varju vahel ja see on okei, kuid ma ei soovi tegelikult siin näha seda, mis puudutab pidevat jauru oma halva elu üle.
oma mineviku üle. Et täiega teretulnud oled siia gruppi. Aga, siin tuleb see aga või jaa. See ei ole varju väljavalamise ruum. See on ruum, kus energeetiliselt olen olemas ja see ruum on loodud selleks, et sa valiksid väge. Sinu standard on väe valimine. Sinu standard on sõltumata ebamugavusest valida iseennast, enda päris ennast, mitte seda, kes räägib lugusid sellest, kuidas tal on halb, kuidas tal on olnud halb minevik, kuidas tal on olnud raske lapsepõlv. Meie kõigi jaoks on meie lapsepõlv olnud raske. Päriselt, igal ühel. Sõltumata sellest, mis me seal kogemustena olin. Maailmas on väga palju inimesi, ma ei tea, võtame kas või, ma ei tea, Elon Muski või kes sai oma isa käest kogu aeg peksa, kes oli koolis kogu aeg tõrjutud ja kes elaski elu. See ei tähenda, et ta ei võtaks teha vastutust enda elu eest, enda loomiste eest. Et ta ei tahaks välja näidata, kes ta tegelikult on. Me valimegi sellise lapsepõlve selleks, et me kasvaksime. Me valimegi need vanemad, kes annaksid meile need kogemused, sellepärast, et me kasvaksime. Nemad on need meie hinge päriselt need hinge sugulased. Kui meil on vanematega selline kogemus. Ja sinu valik on, kas sa muudad selle ära või sa ei muuda. Tahad nagu surivoodil ka süüdistada oma ema oma valus või tahad sa surivoodil siis öelda, et mul haav oli selline ja seepärast ma jätsin elu nagu elamata. Ma ei tea, pühkisin oma mehe eest kõike sellepärast, et ma kartsin elada. Ma kartsin olla mina, sellepärast ma ei uskunud enda väkke ja sellepärast ma ootasin, et mu partner teeks mingid asjad ära ja jätsin enda unistused täitmata. Ma ei julgenud unistada sellepärast, et ma kartsin, et ma ei saa hakkama. See vägi on su sees olemas. Nagu päriselt, see vägi on su sees olemas. Alati on olemas. Ainus, kes seal ees seisab, on sinu vari. Kõigil on vägi olemas. Ja vari on alguses selline. Iga päev, et sa teed pisikese jupi ära, siis vari väheneb. Teised tahavad teise väikse jupi väheneb. Ära oota, et ühe varju lahustamise või ühe tunde tundmise peale on kõik kadunud. Ei ole. Vari ei kao mitte kuhugi, ta on kõikides su eluvaldkondades kohal. Sul võib olla imeline suhe, aga ühel hetkel, kui sa ikka oma varjule otsa ei vaata, siis see suhe laguneb. Sest et vari on üks, sest see dünaamika, sinu varju dünaamika käib kaasas kõikides eluvaldkondades. Sellepärast ei ole vahet, mis teemades sa teed. Sul võib olla väljakutse töö juures, aga su vari on kodus. Sa oled kodus oma laste ja mehe ori. Ja töö juures millegipärast ei lähe. Miks ei lähe? Sellepärast, et sa kannad endaga kaasas seda orja sagedust. Ja mitte keegi teine, mina ei tee mitte midagi ära. Mitte keegi teine ei saa sinu eest teha. Mitte ükski tervendaja, mitte ükski õpetaja ei saa sinu eest mitte midagi ära teha. Isegi kui ta eemaldab sinu seest kõik mingid entitid ja ma ei tea, mis asjad on ju. Ta saab teha su kehasse ruumi. Ta võib aidata sul selle energeetika siit välja saada. Aga sinul tuleb ikkagi valida elu ilma selle tegelaseta. Sest et muidu oma mõistusega räägid endale neid lugusid. Sa kutsud tagasi selle jama enda sisse. Seepärast, et sa ei tee otsust ära olla väes. Sa kutsud tagasi selle varju enda sisse. Sinuga võib teha maailma, ma ei tea, tipud võivad teha sinuga tööd, kui sina ei hakka tegema. Ja ma tean, et minu ruumis inimesed, ma näen, kuidas nad valivad.
ma näen, kuidas nad teevad endaga tööd ja ma näen, kuidas nad muutuvad ja ma näen, kuidas nad on õnnelikumad ja ma näen, kuidas nad teevad, aga mina ei tee nende eest mitte midagi. Nemad ise teevad. Ja samamoodi on kõikide, ma ei tea, treenerite, coach'ide, tervendajatega. Mitte keegi, mitte kunagi ei tee sinu eest ära. Mõnikord võib juhtuda, et kuna sa oled kokku leppinud, et sa siin elus teed mingeid suuri asju, siis võib juhtuda, tead mis või? Võib juhtuda see, et võetakse see inimene lihtsalt kõrvalt ära. Sulle pandakse mingi haigus, sind lükatakse lihtsalt sinna hinge pimedasse öösse, et sa lõpuks saaksid aru, milleks sa siia oled tulnud. Ja ma tahaks öelda sulle, ära oota seda ära. Kas peab hakkama nii sitt, et sa nagu päriselt hakkaksid tööle? On teine tee, on tee, kus sa ei pea nagu korraga olema siruli ja mudas. On see tee, kus sa iga päev valid väikeste sammudega. Sa valid investeerida endasse. Sa valid päriselt panna praktikasse kõik see, mis sa tead. Enamus siin selles grupis olevatest naistest teavad väga täpselt, mida teha. Neil on tööriistu nagu tohuajalt, neil on kodumärkmikke täis mingeid asju, neil on postkastid täis mingeid kursuseid, mida nad mitte kunagi ei vaata lõpuni. Lihtsalt tulevad kohale, teevad märkmeid, aga kunagi ei praktiseeri. Ja nii ongi. Ja see ongi see koht. See on see sinu vari, sinu saboteerija, kes neid asju ei tee. Siis küsi enda käest, mis on see põhjus, miks ma nii teen? Miks ma ei tee praegu? Miks ma ei vali vaadata lõpuni seda videot, mille ma endale salvestasin või mille eest ma eelmine kord maksin või miks ma panen ennast kursusele kirja, kus ma ei tee mitte midagi või siis lähen käin kohal, näitan ühest kursusest teise, ühest väljakutsest teise, aga mitte midagi ei tee. Lihtsalt hakkab midagi tegema. Siis tuleb see vari hakkab väiksemaks minema, siis ta läheb järjest väiksemaks, siis ta läheb veel väiksemaks. Ühel hetkel on ta pisitillukene, ühel hetkel on ta siis pool. Mina näiteks tunnen, et näed, minu vari on tänaseks saanud sellest selliseks. Mul on varju, täiega on varju, aga, ja ma tean seda, et ma teen iga päev midagi selleks, et see oleks väiksem. Sellepärast, et ma soovin kogeda vabadust iseennast, rahulikku elu, kus ma iseendana saan olla mina ise. Saan elada ja teha samme ja otsuseid lähtuvalt sellest, mida minu süda tahab. Ükskõik kellega, ükskõik kuidas ma olla tahan. Sest see, kes annaks kuskilt hinnanguid, on imeline ühisväli. Ja seni, kuni mul endal on need hinnangud selles minu enda väljas, seni see ühisväli ja maailm mulle aga peegeldab. Nii kui mul neid ei ole, siis minu reaalsuses seda ei ole. Ja seepärast ongi kõige ägedam. Et kui sa otsustad ära, et sina oled enda reaalsuse looja, siis sinu reaalsuses ongi need asjad ainult. Isegi kui sa tead, et maailmas on sõda, siis see ei puuduta sind, sest sinu sees ei ole sõda. Nii lihtsalt on. Aitäh, Victoria. Ja Liis, vaatleja on väga võimas. Eile eheduse kookonis oli meil mustrite orja meistriklass, mis oli väga äge. Jälle taaskord väga ägedat teooriat tuli ka sinna sisse ja väga ägedasse väljakutsesse läheme kohe 10 päeva elukogemist. Nii et me lubame elul juhtuda kõigel, mis seal tahab juhtuda ja samal ajal jälgime siis neid elumustreid. Ja seal see vaatleja positsiooni koht tuli ka hästi ägedasti nähtavale, et siin on, et põhimõtteliselt siin paberi peal on kirjas, millest reaalsus on tehtud. 7 punkti, 7 seaduspärasust, mis mõjutavad meie reaalsuse teket. Ja kogu selle ju võti on meie vaatleja positsioon ehk meie teadvus. Ja
ja tegelikult seal ongi kogu võti vaatlejas ja selles, kuidas seda praktiseerida, kuidas seda julgeda praktiseerida, kuidas seda päriselt enda jaoks tööle panna. Igal juhul saadan teile suudlused teele ja lihtsalt vali iga päev üks asi, kus sa viid ennast varjust väkke ja nii see elu läheb aina paremuse suunas. Hirm on kõigest illusioon.